Tere tulemast kuulame Euronics taskuhäälingut. Tänases saates oleme mina Meelis Väljamäe ja Kristjan Terase ja me räägime teile loomulikult sellest, mida siin hilissuvel oleme kõige rohkem oodanud, ehk siis Apple'i suurest iPhone'i üritusest ja sellest, mida põnevat seal näidati. Ja seekord näidati seal ikka väga palju põnevat. Millest me alustame, Kristjan? Ma oleks alustanud sellest, et ma mõtlesin, et minu jaoks on juba vara sügis käes. Kalendri järgi on veel suvi. Kalendri järgi on tõesti suvi. Aga jaa, tõesti, palju uusi tooteid, kindlasti nii mõndagi, mida usinad fännid olid oodanud ja isegi ennustanud õigesti. Aga alustame sellest, et nii nagu ka Apple, kõigepealt uued Apple Watchid. Alustame siis kõige soodsamast pihta ilmselt, et see on nagu selline kõige vähem põnev. Ehitame põnevust niimoodi vaikselt. Okei, mulle sobib. Watch SE, mis on siis tuntud ja ilmselt üsna populaarse Watch SE uuem versioon, et SE on tegelikult alati nagu ka telefonide ja keldade poolest olnud selline parimad osad mõlemast maailmast, et ühtepidi soodne hind ja teistpidi siis sellised funktsioonid, mida kelle kasutajad kõige rohkem ootavad, eks ole. No, ma mõtlen ise niimoodi, et on võib-olla kahte tüüpi inimesi, kellele see väga hästi sobib, on need, kes lihtsalt ei vaja kõiki udupeeneid funktsioone, mida siis kallim Apple Watch pakub, või siis inimene, kes esimest korda tahab endale Apple Watchi ja võib-olla lihtsalt ei taha alustada kohe nii kõrgelt tasemelt, kui seda kõike, mida kallim kell pakub. Aga jah, et korralik ekraan, 30% suurem, eks ju, kui ta oli Series 3-l. Eelmisest SE-st on ka protsessor kiirem, ehk siis ilmselt mingisuguseid probleeme ei teki appide kasutamisega, või üsna kindel, arvestades, kui hea oli SE juba siiani. Ja Apple Watch nagu Apple Watch ikka jälgib südametööd, sobib ime hästi sporditegevuste või spordialade salvestamiseks ja mõõtmiseks, ka und jälgib, on veekindel, et väga-väga lahe kell. Küll aga on tal siis üks oluline tarkvaraline uuendus võrreldes eelmise SE-ga ja see on siis avariide või õnnetuste nii-öelda tuvastamine, pigem avariide olla täpne, sest et Apple on näinud kurja vaeva, teinud hästi palju tööd selle nimel, et Apple Watch saaks aru, kui kõlab autoavari hääl, kui auto rullub üle või sõidetakse tagant sisse, need olid erinevad sellised tüüpilised õnnetusstsenaariumid, mida Apple Watch nüüd siis oskab nii-öelda kuulata ja juhul, kui peaks siis see kõige halvem juhtuma, siis tegelikult kell ise helistab sinu eest hädaabisse, et juhul, kui sa ei ole ise võimeline selleks, siis ei ole sa üksi oma hädaga, et see on täpselt selline funktsioon, et tahaks loota, et mitte kunagi seda vaja ei lähe, aga kui ta olemas on, siis see nagu annab sulle mingisuguse päris suure meelerahu, et ka seal samal üritusel ju Apple'i enda kliendid, kellel on mõned vanemad Apple Watchi mudelid, jagasid oma lugusid sellest, kuidas erinevatest õnnetustest on just tänu Apple Watchile päästetud, või pääsetud. Et kes läbi jää on vajunud ja kes seal minust oli isegi lennuki kalla kukkunud. Et need nii-öelda siis emergency funktsioonid on olnud siiamaani Apple Watchi varasemate mudelitele olemas, aga nad on siis põhiliselt just kui sa kukud niisama või sa kukud rattaga, eks ole, et nüüd uus on siis see, et sa ka autoõnnetuses olles kell saab sellest aru ja suudab siis kutsuda abi. Jah, ja need vanad funktsioonid ei ole kuhugi kadunud, need on siiamaani alles. See on nagu see edasiarendus siis. Just, ja kui ma ei eksi, siis kõige algul, kui üldse nagu Apple Watch meil muutus saadavaks, siis tuli vist ise seda pikka nuppu alla hoida, et aktiveerida SOS-režiim, et ka see on alles. Just. Nüüd on, eks ta töötab ka selles vastupidi, et ta läheb automaatselt tööle, mõned sekundid ootab, loeb seda ja siis kui tegelikult midagi juhtunud ei ole, ta kogemata nagu helistab, siis sa saad alla hoida nuppe ja öelda, et ära tee seda. Aga kui sa midagi ei tee, siis automaatselt läheb siis see sõnum sellele, kelle sa ette programmeerinud ja vist ka teatab siis vajadusel võtab ühendust nii-öelda siis esmaabi või kiirabi või päästeteenistusega, eks ole. Et selles mõttes tegelikult väga oluline funktsioon just nagu ikkagi, eriti autoõnnetus osaledes vähe sellest, et kui midagi isegi väga hullu ei juhtu, siis šokk võib olla see, mida sa ei oska nagu ise õigel käituda, eks ole, piisavalt kiiresti ja sellepärast, kui sul on mingi asi, mis ta automaatselt teeb, on tegelikult väga vajalik. Jaa, ma usun, et kui see hetk peaks tulema, kus seda vaja läheb, siis nagu mingisuguseks mõtlemiseks liiga palju aega jää ja on väga tore, kui arvuti teeb sinu eest selliseid olulisi valikuid. Täpselt. Sest arvuti ta päeva lõpuks ju on, eks ju, kalder on ta peal. Ja mis siis SE2 või teise põlvkonna SE-d puudutab, nii nagu eelmine mudel, saadaval kahes nii-öelda siis konfiguratsioonis,
ainult GPS-iga mudel ja lisaks siis ka mobiilse andmeside toega kell. Ja hinnad algavad 299 eurost ja 99 sendist ning juba täna eeltellitav ja peaks, ütleme siis esimesed tellimused saabuma meieni juba 16. septembril. See on nagu väga hea ja Apple'i puhul tegelikult üsna tavaline, et kui nemad midagi välja kuulutavad, siis ei pea väga pikalt tavaliselt ootama, vaid on juba nii mõndagi saada üsna varsti, eks ole, et siin mõne tootja puhul peab ootama mõnikord kuid. Et selles mõttes on hea, aga äkki lähme siis vaatame järgmist kella, ehk siis on siis Watch 8, eks ole. Jah, Apple Watch Series 8, sellist nime ta kannab. Mis siis selle kella puhul on, ütleme võib-olla selline riistvaraline suur uuendus on temperatuurisensor. Ehk siis Apple Watch nüüd sellest sügisest alates jälgib ka su keha temperatuuri ja seda siis muuhulgas ka une ajal. Et miks ta seda teeb, on eelkõige tervise huvides, ehk siis selliste andmete kogumine võib anda mingisuguse indikatsiooni, ütleme siis meditsiinitöötajale inimese tervise kohta. Suuresti on see funktsioon seotud ka naiste tervisega, mille tarbeks on Apple Watchil ka tarkvaralised uuendused ja mis ausalt öeldes Series 8. põlvkonna siis esitlusest minule kõige rohkem kõrva jäi, oli see, et lõpuks ometi need, kes valivad endale andmesidega mudeli, saavad seda andmesidet kasutada ka välismaal. Et see on tõesti selline, ütleme, funktsioon, mida ma olen väga kaua oodanud. Kuivõrd isiklikust kogemusest, eriti suurlinnasid külastades, on Apple Watch ikkagi, ta on tõeliselt hea abimees, kui sa tahad navigeerida sellistel tänavatel, mida sa ei tunne, sest et see esiteks Apple Maps ise on aastatega oluliselt paremaks läinud. Ta on väga heaks muutunud. Ta on isegi, ma julgen öelda, et näiteks hiljuti olles Berliinis mõlemat kasutanud, ma helistasin Apple Mapsi puhtalt siis nagu andmete selguse pärast. Ja ütleme siis seda, et kui täna kodumaalt lahkudes, sul sisuliselt kadus ära see võimekus, et sa said kella ilma telefonita kasutada, siis nüüd on see võimekus tekkimas. Eks see muidugi sõltub nüüd sellest, et me teame, et töö selle kallal käib, et see funktsioon muutuks kättesaadavaks, aga kindlasti peab siin ka oma sellise sõna sekka ütlema või siis teatavad tegevused ära tegema operaator, et ma sain aru, et see päris niisama ei juhtu. Ilmselt põhiline takistuse taga ilmselt ongi ju operaatori poolne, mitte niivõrd Apple'i poolne, aga jah, ilmselt teades, et Apple on reeglina üsna head suhted operaatoritega, siis nad, ma usun, et saavad selle funktsiooni peagi tööle. Jah, ja kuna meediaüritusel oli ju ka ekraanil kuvatud Telia logo, siis ma olen väga, ütleme, positiivselt ootamas. Absoluutselt. See temperatuurisensor on selles huvitav, et nad ütlevad, et nad suudavad jälgida kuni 0,1 kraadiseid muudatusi siis ja muutusi temperatuuris. Teistel selliste spordikelladel on olnud see varem peal, minul on Garmini kellal temperatuurisensor peal ja see ei olnud väga täpne, peaks ütleme niimoodi, et teades Apple'it, siis teil on kombeks võtta mingi olemasolev asi ja teha see heaks, eks ole. Et ma ootan, et see saab olema võib-olla isegi selline oluline funktsioon on ta nagunii, aga et selline asi, mis jällegi näitab seda, kui hästi on võimalik mingit asja teha, eks ole. Apple'i Series 8 kella puhul, eks on siis ka, et tal on 2 temperatuuri andurit korpuse sisse paigaldatud, üks on siis nahal lähemal ja teine on ekraani all. Ja just sel põhjusel, et ta saaks aru vahest, eks ole. Täpselt, et ta siis sellise tarkvaralise nutikusega võrdleb 2 andurist tulevaid andmeid ja selle põhjal siis arvutab välja selle tegeliku või ütleme siis hinnangulise kehatemperatuuri. Just. Ja samamoodi, eks ole, et tegelikult kõige selle juures on siis ka Apple Watch 8 sama crash detection, eks siis nagu SE, kõigil uutel mudelitel on see olemas. Ja üks asi, mida Apple on nagu kõvasti rõhutanud ka selle kella juures on see, et võtab vähem voolu, ehk protsessor ja ekraan ja kõik see võtab vähem voolu, ehk siis ta peaks nagu olema veelgi, võib-olla natuke akule juurde, eks ole, et kellal on alati see, et aku võiks võimalikult kaua kesta ja ka siin on Apple selle puhul kõvasti vaeva näinud. Ja nii nagu ka eelmine siis 7. seeria Apple Watch, ka selle kella puhul pakutakse seda kiiret laadimisvõimalust, et isegi kui see aku tühjaks saab, siis tegelikult saab väga kiiresti sinna särtsu uuesti sisse. Ja mis, ütleme ka esitlusest välja tuli, on see, et esiteks WatchOS 9, mis on kohe tulemas, sellega saavad siis sellistele Nike sifferplaatidele ligipääsuga need, kes ei ole ostnud Nike kella, mis on
ütleme, tore uudis. Olulisem uudis minu hinnangul on see, et alates Series 4 tekib Apple Watchile low power režiim, ehk olukorras, kus sa tegelikult ei vaja kõiki funktsioone, nagu näiteks kogu aeg sisse lülitatud ekraani või siis automaatset spordi seda trenni tuvastamise funktsiooni, siis low power režiim lülitab need välja ja tänu sellele suurusjärk 2 korda kauem kestab su aku. Just. Et kui sul ikkagi on vaja ainult kella vaadata, teavitused ilmselt ikkagi võtab vastu telefonist. Ei, ta ikkagi toimib selles mõttes täitsa korraliku kellana, et need on sellised, mis see siis nagu ei ole hädavajalikud funktsioonid, et sa saad hakkama ilma nendeta, kui su eesmärk on kella kaua kasutada ja võib-olla oled kuskilt siis nagu lähimast laadimispesast pisut teemal. Täpselt. Aga kui me juba rääkisime WatchOS 9, siis tegelikult WatchOS 9 kõige olulisemad uuendused tegelikult puudutavad erinevaid spordifunktsioone. Ja spordifunktsioonidest rääkides siis loomulikult kaua räägitud ja kindlasti paljude poolt kaua oodatud sportlik Apple Watch on nüüd siis päriselt nagu ametlik ja olemas, siis Watch Ultra, mis on ikkagi nagu üle tüki aja sellist midagi täiesti uut ja tegelikult me näeme, et siin teised spordikellade tootjad nagu Garmin üritab nagu Apple'ile vastu tulla või vastu töötada selle koha pealt, et nemad üritavad panna nagu AMOLED ekraan ja teha neid eredamaks ja teha sellised nutikamaks, eks ole, kuigi nad ilmselgelt nutikuselt lähiajal võib-olla ei saa lähedalegi ja Apple samal ajal üritab siis teha nagu vastupidist sellist päris spordifännide kella, millel on unikaalsed ja päriselt nagu väga olulised spordifunktsioonid, mida siiamaani ainult spordikellatootjad tegid ja Samsung üritab ka midagi teha, aga ilmselgelt kui me vaatame kõik üritavad. Kui me vaatame seda Apple Watch Ultrat, siis tegelikult esimene suur vahe ongi ju kohe see, et üks nupp on juures. Ja me teame, kui oluline on tegelikult, kui sa jooksed või sõid rattaga midagi sellist, selline füüsiline nupp, eks ole, ja lisaks siis see crown või see, kuidas eesti keeles on, muga kunustan see eesti keeles on ära, on keeratav nupp on tehtud ka suuremaks, ehk siis seda oleks nagu parem niimoodi kiire liikumise pealt. No kinnastega näiteks, et mida siis Apple ise ka selle spordi alt silmas pidas, olid ultrasportlased, need, kes ka väga siis kaua või ajaliselt teevad sellist täpselt. Lisaks ka siis seiklemiseks sobiv ja sukeldumiseks. Just. Seiklemine mulle meeldib, matkad ja sellised asjad, eks ole, et kuskil päästikas olimine, et see on nagu pedus. Ja selle jaoks tegelikult ongi, ja loomulikult siis ongi see, et tal on hästi kerge ja hästi tugev titaankorpus, eks ole. Hästi oluline 49 millimeetrit, mis tähendab seda, et ta on 5 millimeetrit suurem kui tavaline Apple Watch, eks. Ja tal on ka see nii-öelda siis kella, ütleme, vähe sellest disain on teistsugune, see peamine osa ei ole enam kumer. Et see klaas on nii-öelda siis safiiriga kaetud klaas on täiesti sile. Ja see on täpselt just, ütleme hästi selline funktsionaalsed valikud paistavad kogu selle kella puhul välja, et ta tegelikult näeb vähemalt minu jaoks lahe välja, aga vähe sellest, et ta on lahe, on ta ka väga praktiline. Ta on selline, kui sa vaatad talle peale, siis saad aru, et see on ilmselgelt väga tugev ja vastupidav kell, mis ei tähenda, et tavaline Apple Watch ei oleks tugev vastupidav, et mida pole veel täinud kellelegi, see katki oleks või mingi õnnetuse läbi kuskil vastu seina joostes kannatada saanud, et on ikkagi ka tavaline Watch on tugev. Aga see on mõeldud ikkagi selle peale, kui sa mägedest runides kukud oma kehaga sinna otsa kukud siis vastu kivi, siis ta ilmselt kehal on valus mitte kellal. Et siis ilmselt midagi väga hullu ei juhtu. Ja loomulikult ka see, et see titaani korpuse mõte on siis see, et kui sa tõesti kannad seda higistada sporti tehes mitmeid, võib-olla 10 tunde, eks ole, et sul ei oleks sellega ebamugav. See on nagu hästi oluline spordikella juures. Ja tegelikult, kui siin nüüd sellest mugavusest sõna otsast kinni haarata, siis vastavalt sellele spordialale, millega sa tegeled, on ka see Apple Watch Ultra saadaval just selle spordi jaoks sobiva selle rihmaga täpselt. Et ma arvan, me ei hakka neid rihmasid siin nagu lahti seletama, et üks on siin tead natukene selline lastne ja teine on kangast, et need kõik kellad, nii SE, Series 8 kui Ultra on meil e-poes üleval, neid saab tellida ja ühes kogu andmete loeteluga on olemas ka tootefotod, ehk siis ma arvan, sealt saab kõige varem ettekujutuse. Just. Ja 2 asja, mis võib-olla kindlasti tasub välja tuua või 3 asja tegelikult. Üks on see, et multiband GPS, ehk siis 2 sageduse peal GPS, mis on kõvasti täpsem, eriti nendes kohtades, kus on kas suured mäed või linnas, kus on palju kõrgeid maju, on GPS track siis palju täpsem
ja teine asi on see, et mis on kindlasti Apple'i selline, nagu just rääkisime sellest mobiili ühilduvusest, ehk siis see, et sa saad olla andmesidega ühendatud kogu aeg, eks ole, siis tegelikult ega teistel konkureerivatel spordikelladel sellist võimekust praktiliselt ühelgi ei ole, nii et Apple on selle kohta täiesti unikaalne, kui sa tahad kuskile mägedesse minna ja me just rääkisime sellest nii-öelda emergency asjadest, ehk siis abi kutsumisest, siis see on Apple'i eritugevus, et sellised omadused on tal kõik olemas, eks ole. Ja viimane asi, mis on siis ka hästi oluline ja üsna unikaalne, on see, et tal on siis 100 meetrit veekindlus nii-öelda lihtsalt tavalises režiimis ja lisaks on siis see, et ta suudab töötada sukeldumiskompuutrina, eks ole, kuni 40 meetrit oskab ta öelda sulle täpselt, kui sügaval sa oled ja vastavalt sellele juhendada sind. Ta on seejuures täiesti ametlikult sertifitseeritud toode, kui sukeldumiseks sobiv vahend. Mida ka ma ei ole ühegi teise kella parem näinud, et midagi täiesti teistsugust ja sellistele profidele kindlasti väga vajalikku. No see on see Apple'ile omaselt tehtud, siis kui teeme, siis teeme korralikult. Täpselt. Jah, ja muud omadused, võib-olla me siin oleme midagi korranud ka juba, aga mis on Series 8 olemas, on olemas ka Ultral. Ultral on sellised täiendavad funktsioonid. Kas me akut ka juba puudutasime? Ei puudutanud, aga aku on ilmselgelt, kuna ta on suurem, siis ta kestab märgatavalt kauem, eks? Jah, aku on 36 tundi, siis kuni 36 tundi tavarežiimis. Kui nüüd kasutada seda uut madalavoolu tarberežiimi, siis lausa 60 tundi. Ehk siis, kui sa paned esmaspäeva hommikul kell 9 selle kella endal käele, kasutad uut funktsiooni, siis tehniliselt saad sa kella vaadata kuni kolmapäeva õhtu kell 9. Just, ja siin juures 60-tunnine režiim lubab samal ajal kasutada veel pulsilugejat ja GPS-i, nii et tegelikult saab sporti teha ka sellise režiimis sellega väga edukalt. No just, et ta ei ole nagu kuidagi nuditud või selline, nagu praegu on ju see üliakusäästlik režiim just. Apple Watchil, mis tegelikult näitab ka enda aega. Et ta on täiesti kasutatav, mis on üli oodatud omadus, ma võin öelda, Apple Watchi kasutajana. Mida mina tahaks proovida, kui tarkvarast rääkides, mis tuleb WatchOS 9, aga minu arust ka vanematele kelladele, sul on kindlasti juba olemas WatchOS 9 beta või ei ole veel, ei pannud. On siis jooksmisel näiteks sammu pikkuse ja see kontakti aja ja nende mõõtmine, milleks Garmin näiteks kasutab spetsiaalselt kas siis tossu külge käivad sellist vidinat või siis seda pulsivööd, aga Apple oskab seda teha ainult kellaga. Et see on ka minu arust selline ma julgeks öelda, et täiesti unikaalne asi, et ühel teisel tootjal ei ole sellist asja, et ta puhtalt tarkvara pealt suudab seda nagu aru saada, kui pikk su samm on ja kui kaua sul see jalg maas on, eks ole, muud sellised jooksmisel olulised parameetrid, kui sa tahad oma jooksuvormi parandada, siis need on nagu hästi asjad, mida jälgitakse. Ja see on ka asi, millega ikka konkurentidel nagu pika puuga Apple suudab eest ära joosta. Jooksmisega suudab eest ära joosta, sest et siis on see, kus Apple'i selline tarkvara võimekus tuleb nagu väga tugevalt esileks. Absoluutselt. Elame näeme. Võib-olla siis lähme edasi, kui meil on kellad räägitud. Väike põige helimaailma. Helimaailma, sest et klapid on asjad, mida saab ühendada kellaga. Ja tegelikult sa saad ju põhimõtteliselt niimoodi oma asjad aetud. Just. Kell töötab ka telefoni. Kell heliseb ja klappidega räägid. Just. Ehk siis uued AirPods Prod. Ja põhiline asi, mis minu puhul seal nagu kõrvad liikuma pani, oli see, et Apple ütleb, et uuetel AirPods Prodel on 2 korda parem mürasummutus kui eelmistel. Ja siinkohal tuleb öelda, et eelmised AirPods Prod olid ühed parima mürasummutuse klapid üldse väikestest, eks sina kasutad igapäevaselt? Ma kasutan jah, igapäevaselt, ma pean tunnistama, et mul on enamasti lülitatud siis nii-öelda antimürasummutus sisse. Et sa kuuleks, mis teised räägib. No just, et see vaata, kuna ta on selline klapp, mis läheb kõrva sisse, eks ju, siis sõltuvalt inimesest igal ühel on see isiklik eelistus. Mulle meeldib, kui ma ei tunne, et mul on klapid peas ja see väliskeskkonna nagu võimendus tekitab sellise eriti, kui sa pead pikalt kandma, eks mitmeid tunde, eks ole siis. Aga vastates sinu sellele kommentaarile küsimusele, et siis kui ma lülitan summutuse sisse, tõesti, need on väga head. Mõtle nüüd, kui see oleks 2 korda parem. Ma ei tea, mis see võrrastatakse juhtumast öeldes. Aga selles mõttes see on fantastiline, et siin on jällegi see, et kui siiani AirPods Prod olid parimate mürasummutuse klappide hulgas, mõned tugevamad konkurendid said veel vastu, siis ma kardan, et enam ei saa. Et läheb Apple ka siin eest ära, eks ole. Loomulikult tal on see eelis, et täielikult
ise tehtud sisu, eks ole, oma kiip, oma tarkvara, kõik töötab harmooniliselt, suurepäraselt koos nagu Apple'i tavaks, et siin ei saagi nagu teised väga palju vastu saada, eks ole. Aga teine asi, mis muidugi, vahepeal räägiti kuuljutte, et kaob ära see nii-öelda VARS, aga ilmselgelt ei kadunud ja ma arvan, et see on mõistlik, sest et esiteks on see, et suule lähemal ole mikrofon, Apple on ka sellepärast tuntud, et nende AirPodsidega, tavaliste AirPodside heli kvaliteet või mikrofoni kvaliteet, kõne kvaliteet siis on ka fantastiline ja ilmselt parim väikeste klappide hulgas praegu. Ja et see on nagu alles ja ka teine, mida nad tegid, on siis see, et nüüd saab ka reguleerida helitugevust, libistades üle siis selle varre, eks varem seda teha ei saanud. Ja. Et see on nagu üks põhilisi uuendusi juhtimise poole pealt. Jah, mida nüüd sellise põneva, ütleme, tehnilise saavutusena Apple pakub selle uue AirPodsiga on siis see isikliku kuulamisprofiili loomine. Jaa. Ehk siis kui sul on olemas lidariga iPhone, siis piisab lihtsalt oma kõrva, siis täpselt ei saanudki aru, et kas nagu ühe nurga alt või tuleb kuidagi teha mingisugune liigutus, ühesõnaga telefoniga skännid oma siis kõrva ja kuulmekanali 3D mudeli ja AirPods Prod häälestavad ennast selliselt, et nad kõlaks just sinu jaoks kõige paremini. No, seda peab proovima. See on ka hästi oluline ruumilise heli jaoks, eks ole, et ta võtab siis selle, tekitab see ruumilisuse vastavalt sellele, kuidas sinu kõrva profiil seda kuuleb, eks ole, ta saab sellest aru, mis on nagu ka üsna unikaalne omadus. Ja, väga. Ja AirPodsidega on ka vist niimoodi, et need on ju meil nüüd AirPods Prod uued siis on juba eeldelitavad. Täna on reede, ehk siis kella 3 alates, kes tunneb huvi, on saanud juba oma eeldellimuse sisse panna. Kujutan ette, et need klapid saavad olema ülipopulaarsed. Jah, et esimese põlgonna AirPods Prod olid ühed vähesed tooted, ma mõtlen tehnika valdkonnas, mis ma ostsin puhtalt emotsiooni pealt, siis kui oli see esimese koroonalaine selline kõrghetk ja käsi südamed võin öelda, et ma absoluutselt ei kahetse seda ostu, et need saavad lihtsalt nii palju kasutust erinevat, ütleme, nii alutades sporti tehes kui ka videokõnede ajal, mis pärast ma üldse nad ostsin, sest neid videokõnesid oli selle hästi palju, et super toode, väga ootan seda uut. Iga ostu selline väärtus ju seisnebki selles, kui palju ta pärast kasutatus saab, eks ole, et see on nagu tegelikult hästi tähtis ja ma ütlen, et mina näen selle uue AirPods Pro mudeli samuti väga, väga suurt edu. Aga kui me nüüd klapid oleme ka nagu ära selgitanud, siis võib-olla vaatame seda Apple'i kõige olulisemat asja, ehk siis telefone. Ja iPhone 14 seeria on siis nüüd ametlik ja mida ei ole, on miniversioon, eks ole, et selle asemel on uus suur versioon, sest ikkagi räägitakse, et kuigi väga häälekas on see kogukond, kes nõuab väikest telefoni, siis tegelikult päriselt ostetakse ikkagi rohkem suuri telefoni. No ütleme siis nii, et kes ikkagi väga tahab endale väikest iPhone'i, siis 13 mini on jätkuvalt sortimendis olemas, et küll ta ei oma neid kõige uuemaid funktsioone, aga vähemasti ei ole seda võimalust ära võetud, et seda endale osta. Ja mis siis 14 on uut, kus juures tavalistel 14 plussil seal uuel on siis sama protsessor, mis on 13-tel, see ei ole muutunud. Küll on aga muutunud kaamera ja kaamera on muutunud täitsa korralikult. Ava on läinud suuremaks ja tarkvara on läinud kõvasti suuremaks, paremaks, ehk siis... See tähendab seda, et füüsiliselt sensori peale jõuab rohkem valgust kui varem. Apple ütleb, et 49% rohkem valgust. Ja ühtlasi ütleb ta ka seda, et 2 korda kiiremaks läinud öörežiim. Ehk siis kui nüüd see öörežiimis pilti teha, siis peale seda, kui sa nuppu vajutad, millal see pilt valmis saab, siis see on 2 korda kiirem kui enne. Ja samuti on muudetud siis esikaamerat, ehk selfie-kaameral on parem autofookus ja samuti kõvasti parem... Esimest korda on autofookus. Esimest korda on autofookus, okei. Ja et on autofookus, ütleme niimoodi, ja on ka paremaks tehtud siis samamoodi valgustundlikkust ja värvedastust, ehk siis video tegemine ilmselt või sellise videokõne tegemine on FaceTime, muud sükst asjad on veel parem kui varem. Et see on nagu hästi oluline, et kaamera on alati olnud iPhone'i üks tugevamaid külgi ja loomulikult igasuguse iPhone'i kaamera puhul me ei saa üle ümber sellest, kui hästi need videot teevad, eks ole, et see on... Jah, et kui nüüd eelmisel aastal iPhone 13 tõi selle kinofilmi režiimi, kus oli võimalik teha selliseid fookuse liikumist esiplaanid tagaplaanile, siis iPhone 14 toob nüüd ühelt kuulsalt kaameratootjalt väga tuttava funktsiooni telefoni sisse, ehk siis ülim selline stabiliseerija. Sisuliselt
eks peab muidugi ise katsetama, tegema võib-olla mingid isiklikud järeldused, aga nii palju, kui sealt nendest demoklippidest näha oli, siis algses kaadris telefoni kandev inimene jooksis ikka üsna rängal maastikul, telefon rappus käes ja kui sa vaatad seda videot hiljem, siis ta oleks justkui nagu selle käsistabilisaatoriga filmitud. Et isegi vist ettekandes mainiti, et enam ei ole vaja käsistabilisaatorit, kuna telefon ise teeb niivõrd sujuvat videot. Ja see kaamerafirma, keda ma silmas pidasin, oli GoPro oma Hypersmoothiga. See on ka väga-väga lahe funktsioon. Just. Ja et sellised iPhone 14 mudelid on, kaamera on kõvasti parem, muud asjad on sarnased, väga tuntud headuses, uued värvid on, eks ole, kaks sellist, tavalised must ja valge ja punane, mis on Apple'i hästi levinud, aga kaks sellist hästi huvitavat ma ütleks heledatega sellist tagasihoidliku tooni, siuke sinakas ja siis siuke roosakas on ta vist. Ma ei tea, mis ta ametlik nimetus on, aga sellised täiesti uued värvid, nagu Apple'i tavaks on, et uue mudeliga tuuaks siis ka mõned uued värvid välja. Aga põhiline, mis on nagu ikkagi saanud meeletus koguses uuendusi, on iPhone 14 Pro ja Pro Max, et seal on, ma ütleks, kõik on uus. Enne, kui me sinna jõuame, võib-olla mainime satelliidi funktsiooni ära, sest et kuigi tänasel hetkeseisuga seda funktsiooni ei saa Eestis kasutada, see on saadaval vaid Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, siis oletame jällegi, et oled üks suur rännumees, lähed kuskile mägedesse ja sul on vaja saada välismaailmaga ühendust, aga häda, ei ole telefonilevi, siis iPhone 14 suudab suhelda satelliitidega ja anda edasi, ütleme, nagu merenduses kutsutakse distress signal, ehk siis hästi kompaktselt olulise info selle kohta, kas sul on häda, missugust abi sa vajad ja mis on olukord, eks just, kus sa oled ka. Et see siis toimib sisuliselt ka sellistes kohtades, kus ei ole tavalist telefonilevi, küll aga hetkel vähemasti mina ei lugenud välja, et see funktsioon oleks siin Euroopas saadaval. Nii et elame näeme jällegi sarnaselt sellele autoõnnetuse tuvastusele selline meelerahu omadus, et kui peaks midagi juhtuma, siis tead, et sa ei jää hätta. Just. Väga oluline funktsioon ja muudest tuleb kunagi Euroopas, et mulle tundub, et siin on täpselt sama probleem, nagu me ennem rääkisime sellest Apple Watchi välismaal kasutamisest, et ka siin on see, et see satelliitioperaatorid, eks ole, on eraldiseisvad firmad ja nendega tuleb teha lepinguid ja siis keegi peab sellest maksma, et praegu hetkel esimesed 2 aastat on see satelliidifunktsioon USAs vähemalt siis Apple'i kasutajatele tasuta ja Apple peab selle kulu nagu ise kandma, mis tähendab seda, et kui nad seda Euroopasse või mujale toovad, siis nad peavad ilmselt vastavad lepingud sõlmima, et see kõik võtab aega, eks ole, et ma usun, et see tuleb. Aga jah, et kindlasti on seal pigem selliseid juriidilis-tehnilisi probleeme või küsimusi, mida tuleb kõigepealt lahendada. Aga jah, et praegu me saame siis nii-öelda või tulevikus saame kutsuda abi ja ma usun, et võib-olla ei ole ka kaugel aeg, kus me saame tegelikult mingeid sõnumeid saata läbi selle satelliidiühenduse, nii et me ei pea olema operaatoriga seotud. Siin võib olla Apple'i salaplaan ikkagi teha oma operaatori satelliidipõhine, mitte mastipõhine. Jaa, aga igal juhul ma loodan, et Eesti on kerges eelisseisus tänu sellele, et Kilingi Nõmmel avas ju Global Star oma maajaama Euroopas teise, nii et äkki on sellest kasu ka. Just. Ütleme siis iPhone'i kasutajatele. Aga jah, võib-olla üks asi, mida veel Eestis ei ole või Euroopas ei ole, aga Ameerikas on see, et iPhone esimese telefonitootja on Apple, siis on loobunud füüsilisest SIM-kaardi pesast, mis annab kindlasti ruumi kokku hoida ja ilmselt selle võrra akut suuremaks teha. Et on siis dual SIM on alles, aga nüüd on siis 2 e-SIM, ehk siis kiibi põhist virtuaalset SIM-kaarti. Eestis on see e-SIM-i teema natukene selline keeruline, et päris nagu sujuvalt see ümberlülitus ühe telefoni peal teise peale veel ei lähe ja ma kunagi telliinimeste kes küsisin, et nad tegelevad ikkagi selle arendusega, seal on mingid standardid ja värgid ja ka siis ta rääkis, et Apple on üks nagu sellise e-SIM-i arenduse eestvedajaid ja nad üritavad seda teha nagu kõigi jaoks mugavamaks ja ilmselt siin on siis Ameerikas nad ilmselt selleni jõudnud, et nad kõik operaatorid siin sappa saanud ja see töötab nagu piisavalt hästi, et nad on siis suutnud nüüd sellest füüsilisest SIM-kaardist loobuda, et mujal turgudel nad seda veel teha ei saa, sest ma tean, et siin väiksemates riikides, Aafrika riikides, Aasia riikides
tegelikult on meil ikka operaatorid, kellel pole üldse eSIM-i tuge, et meil on see kõigil operatoritel juba mingil määral olemas, kellad ju töötavad, eks ole, Telia, Elisas, minudega Tele2-s, nii et Apple Watchi, mille pole kunagi füüsilist SIM-kaarti olnud. Et see on huvitav areng. Ja see on tegelikult ju ainult meie Euroopa Liidu elanike luksus, et me läheme siin teise riiki ja ei saa arugi või isegi mõtle selle peale, et meil on andmeside, et vaja natuke kokku hoida. Jah, et see sama kurtmine, et Apple Watch ei tööta teises riigis, et siis mujal maailmas et miski ei tööta, eks ole. No just, või ta töötab, aga ta on ikkagi väga-väga kallis, eks ju, et see megabaidi hind võib olla isegi eurodes. Et sellistel olukord, et see on ikkagi see füüsiline SIM-kaart sulle vajalik, et sa saad kuskilt kohalikust lehepuitkast osta endale kas või mingisuguse, ma ei tea, 1 või 2 gigabaidise ette makstud paketi. Ja siinkohal on hästi oluline ära mainida, et need iPhone 14 ja 14 Pro mudelid, mis tulevad Euronixis müügile, nendel on SIM-kaardi mis olemas. Just. Ehk siis... Ja lisaks on ka eSIM, tegelikult saab kasutada 2 SIM-kaarti ühte digitaalselt teist füüsiliselt, nagu meil siin mõned kolleegid kasutavad. Et rännumeestele ja naistele väga sobilikud telefonid. Aga ma arvan, et lähme siit siis edasi. Õhtu naela juurde. Just iPhone 14 Pro ja Pro Max ja üle 5 aasta on siis iPhone saanud nagu silmaga nähtava välimuse uuenduse ja see on siis see, et selle legendaarse kulmu asemel, mis alguses kellelegi meeldib ja kõik armastasid, on tekkinud siis uus disain, ehk siis on selline väljalõige nii-öelda sellise ovaalse kujuga, mis peidab kaameraid ja see tegi võimalikuks tegelikult see, et lähedussensori, mis siis telefoni-ekraani, kui see kõrva juurde paned välja lülitab, suutis Apple peita ekraani alla. Ja tänu sellele, see pind nii palju väiksemaks, nad said selle kulmu ära kaotada ja teha sellise ovaalse väljalõike, mis näeb väga äge välja ja mis on veel ägedam on see, et millise fantastilise tarkvara lahendusena see ümber suutsid teha teavituste jaoks, et nüüd teavitused nagu hüppavad sealt selle seest välja ja siis kui ta on nagu sul mingi teavitus taustal jookseb, muusika mängib või klapid on ühendatud, siis ta jääb sinna nagu aktiivselt ette väga niimoodi diskreetselt, ma ütleks väikselt ja sinna peale klikkides saad seda suuremaks teha. Eks see on jah siuke gift, et see oma silmaga nägema, aga see on midagi täiesti uut. Jah, et eks kui need demoseadmed kauplustesse jõuavad, siis saab seda ise ka näha, aga lühidalt öeldes, et kuna see sensorite ala on füüsiliselt selline ovaalne väljalõige, siis kõik need animatsioonid algavad sellest ovaalist ja lõppevad selle ovaaliga. Aga sujuv ja ilus. Jah, et kuna tegemist on ju OLED-ekraaniga, siis sa ei saagi aru, et jääbki mulje nagu mingi füüsiline ese muutuks suuremaks ja väiksemaks, et hästi mänguliselt on see lahendatud. Just, et see on nagu jällegi näide sellest, kui ägedat tarkvara oskab Apple teha. Aga tehniliselt, eks me saame siin nagu neid autokaarte mängida, et mina viskan lauale, ütlen, et 4 nanomeetrine protsessor, et kindlasti minu jaoks kõige nagu vägevam uudis iPhone 14 Pro. Ehk see, et ta võtab kõvasti vähem voolu kui eelmised või? Teoorias ta peaks olema palju tõhusam. Just, nad ütlevad siin seda, et need 4 need energiasäästlikud tuumad, mis siis peaks töötama siis, kui sa midagi aktiivselt ei kasuta või taustal teevad asju, need võtavad 3 korda vähem voolu kui järgmisel konkurendil, nii et nagu ilmselgelt säästlik, eks. Ja me teame ka seda, et iPhone'id on ju läbi aegade on olnud võib-olla isegi väiksemad akud kui konkurentid, aga ikka kestab tegelikult palju paremini. Siin on need põhjused, et tarkvara ja riistvara tootja on ju üks ja sama firma, et need peavadki hästi koos toimima. Ja nagu tarkvara poole pealt see asi, mis nagu minule väga lisaks sellele siis uuele teavituste süsteemile muljetavaldab on see, et see alati töös ekraan, ehk siis välja lülitud või ooterežiimis sisse lülitud ekraan, mida väga pikalt on Apple'il oodatud, mis minu telefonidel, Androidi telefonidel on ammu olnud ja nüüd on see siis iPhone Pro'l ja Pro Maxil olemas ja sinna peale vaadates neid pilte, mis nad näitasid või videosi, siis ikkagi kaua tehtud kaunikene, ta siis on ikka kõvasti parem kui kõik mingisugusel Androidi konkurendil. Esiteks on värviline, seal on väga palju kasulikku infot, palju rohkem ja palju kasulikumat infot kui ühelegi teise konkurendil, et see tekitab just kohe kadedust. Ja siis Apple'ile omaselt on loomulikult mõeldud nende pisiasjade peale, et kui sul on taustapildiks näiteks foto mõnest inimesest, siis ekraani nii-öelda tuhmiks tegemisel ta arvestab sellega, et nahatoonid säiliksid nagu, paistaksid korrektselt välja, et see on nagu mingi mikrodetail, mille peale ainult Apple mõtleb, eks ju. See on nagu see on tore, et kui näeb hea välja, siis ju miks ka mitte.
et see on nagu hästi äge omadus ja noh, loomulikult kui me räägime Pro-seeria iPhone'idest, siis me ei saa üle ega ümber kaamerast ja kaamera on teinud tohutu hüppe edasi. Ehk siis Apple on kasutanud aastaid 12 megapikslist sensorit ja on kasutanud seda super tulemustega. Siis nüüd on 12 megapiksli asemel 48 megapiksline, mida kasutavad ka siin, sarnast süsteemi kasutavad ka teised, et võetakse siis see 48 megapiksline sensor, jagatakse see 4, ehk siis tehakse nagu virtuaalselt suuremad pikslid, mis püüavad kõvasti rohkem valgust. Ja noh, kui me teame, mida Apple suutis teha tavalise sensoriga, mida ta selle sensoriga teha suudab, see saab olema ilmselt fantastiline, et pildi, mida nad jagasid praegu, on juba on näha see vahe, eks ole, vahe on meeletu. No lisaks sellele saab siis tänu sellele uuele sensorile ka kahekordset kasutajate suumi kasutada ilma optikata, eks ole, nii et tegelikult aga andmata järele kvaliteedist just andmata järele kvaliteedist, jah, see kadudeta, eks ole, et selles mõttes on, mina ootan pikisilmini seda, et kui päriselt nagu tulevad testseadmed ja siis nii-öelda fotograafid või ka niisama hea silmaga inimesed hakkavad sellega pilte tegema, et näha, mida see kaamera tegelikult teeb, sest et need ootused on mul väga suured. Noh, kahekordne suurendus, ütleme nii, et fotomaailmas kuigi palju ei ütle, aga mis ütleb on see, et 35 millimeetrise see ekvivalent siis, selle objektiivi fookuskaugus on 48 millimeetrit ja teadupärast fotomaailmas on levinud selline ütlus nifty 50, eks ju. Ehk siis ta on peaaegu 50, mis tähendab seda, et see on suurepärane objektiiv portreefotode jaoks. Ideaalne portreefotode jaoks. Ja ka siis uus ülilainurk kaamera või siis laianurk kaamera on uus, mis peaks tegema paremaid makrosid ja lisaks kuni 3 korda paremaid tulemusi hämaras, ehk siis ka lainurk kaameraga, millega tehakse tihti kuskil pubides või sellises kohtas, kus on vähe valgust, eks ole, pilte seltskonnast, siis ka seal peaks need tulemused olema nüüd täiesti teistsugused, ehk siis palju paremad. No mida see nagu praktikas tähendab, on see, et tehniliselt ju see nii-öelda öörežiim on mitu aastat on iPhone'idel saadaval, aga kuna need kaamerad koguvad valgust rohkem, siis täpselt samasuguse pildi tegemiseks, nagu ma teen siin 2-3 aasta vanuse telefoniga, mul kulub lihtsalt vähem aega uuega. 2-3 vähem aega. Et ma olen teinud pilte, kus on tead see kuu ikoon on ekraani nurgas ja siis 5 sekundit pead paigal hoidma, eks ju, et noh, tuleks hea tulemus, siis ma arvan, selle uuega teed plõks selle sama asja võib-olla sekundiga. Aga muidugi saab ka pikka sääri kasutada, kui on ikka ülipime. Mingid astrofotod ja sükst asjad võib-olla võivad tulla sellega veel eriti head. Just. On meil veel midagi rääkida iPhone'idest? iPhone'idest on, ma arvan, nii palju veel rääkida, et nii nagu oli ka siis ultrakellaga, et kõik mis S8 on ka ultral, nii on ka 14 Pro, et mis me 14 puhul ette lugesime, loomulikult need omadused on siingi ja rohkemgi veel. Just. Et kas või üliere ekraan, mille siis nii-öelda välitingimustes maksimumeredus on 2000 nitti, et täitsa ja tegelikult see ei kehti ka mitte ainult telefoni puhul, vaid see kehtib ka Apple Watchide puhul, et ekraanid on ülieredad, ehk siis kui siin vanasti oli probleeme sellega, et AMOLED ekraaniga eredas päiksevalguses sporti tehes ei näinud, mis seal kirjas oli, siis nagu jupp aega ei ole juba Apple Watchil seda probleemi olnud ja uued on veel eredama ekraaniga, nii et veelgi paremini loetav on see kõik see info seal peal. Nii et igal juhul, kel tekkis huvi nende uute iPhone'ide vastu, siis mina kindlasti soovitan heita pilk Euronics e-poele, sest et seal on võimalik registreerida huvi. Just. Ja kõik huvilised saavad kindlasti enda meili peale info, kus, kuidas, millal algab eeltellimine. Täpselt, et niipea kui see info meil olemas on, niipea te selle meiliga meilt saate. Meiega täname teid kuulamast ja loomulikult me tuletame teile meelde, et kui te soovite anda teada, mida me võiksime siin saates rääkida, mis teemasid kajastada või mis teemal teile hoopis nõu anda, siis palun kirjutage meile, meie meiliaadress on saade@euronics.ee ja loomulikult võite jätta ka oma küsimused ja kommentaarid meie sotsiaalmeedia postituste alla, Instagram ja Facebook, me loeme need kõik läbi ja võtame need kõik arvesse. Täname kuulamast! Aitäh, olge tuulid!